Kui valvesüsteemis on rike, annab sellest märku sõrmistik. Veateade kuvatakse kas sõrmistiku ekraanil või ekraani puudumise korral erinevate sümbolite ja numbrite abil. Selles juhendis annamegi ülevaate, kuidas saadud info põhjal tuvastada, mis rikkega on tegu ja mida enam levinud veateadete puhul ise saad ette võtta. Rikkest valvesüsteemis annab märku helisignaal. Heli saad vaigistada vajutades sõrmistikul 2 ülesse poole noolega klahvi. Kui heli vaigistatud, saad asuda rikke tuvastamise juurde. Rikke põhjus kuvatakse ekraanil sümboli ja numbri abil. Erinev number rikketeate sümboli järel tähendab erinevat viga süsteemis. Järgnevalt räägime neist lähemalt. Kui sõrmistik kuvab veateate sümbolit ja numbri 2, on tegu keskseadme toiteväljundi rikkega, mis tähendab, et keskseadmest ei jõua vool anduritesse. Selle rikke korral võta ühendust G4S tehnilise toega telefonil 6511 911. Sõrmistikul kuvatav veateate sümbol koos numbriga 3 või 4 tähendab, et aku pinge on liiga madal või puudub ühendus akuga. Selle põhjuseks võib olla kas hetkel toimuv või äsja lõppenud voolukatkestus, mille tagajärjel on ka aku tühjaks saanud. Juhul, kui vool on olemas ja pole olnud ka pikka voolukatkestust, siis on alust arvata, et valvesüsteemi aku on vananenud ja tuleb välja vahetada. Vastasel juhul ka lühikese voolukatkestuse korral muutub objekt koheselt mittevalvatavaks, kuna aku ei suuda anda toidet valvesüsteemile. Kui valvesüsteemi sõrmistik kuvab veateadet number 5, tähendab see, et tegu on põhitoiterikkega. Kadunud on valvesüsteemi võrgutoide ja valvesüsteem töötab aku pealt. Juhul, kui tegu ei ole plaanilise voolukatkestusega, siis tuleks kontrollida, kas majas on vool olemas ja kontrollida üle elektrikilp, veendumaks, et kõik kaitsmed on sees. Juhul, kui kaitsmed on sees, võib olla põhjuseks valvesüsteemis läbi põlenud sulakaitse. Kui olete veendunud, et tegu ei ole üldise voolukatkestusega objektil, siis helistage täpsemate juhiste saamiseks G4S-i. Valvesüsteemi maatriks sündmuste ajaloo vaatamiseks sisene kasutaja menüüsse, vajutades 2 ülestikku noolega nuppu ning seejärel oma kasutajakood. Pärast kasutajakoodi sisestamist vajutage veel kord 2 ülestikku noolega nuppu ja numbreid 1 ning 3. Menüüst väljumiseks vajuta ülestikku noolega nuppu ja 0. Kui oled vea tuvastanud ja soovid abi tehnikut selle rikke lahendamisel või soovid abi vea tuvastamisel, siis võta ühendust G4S-iga telefonil 6511 911. Tuletame meelde, et ainult hooldatud ja töökorras valvesüsteem tagab selle, et reaalse ohu korral valvesüsteem rakendub ja signaal jõuab õigeaegselt G4S-i juhtimiskeskusesse. Seepärast ei tasugi ühtegi rikketeadet kunagi tähelepanuta jätta.